võib-olla mitte väga võimas, et kas ta just füüsiliselt nagu tugevate Portugali kaitsjate vastu peab ja ega ta kartma ei hakka, aga siiamaani ta küll ei ole kartma. Zelinski hästi mängis palli rinnaga, lööb ja tõrjus taas väravat, uuesti Zelinski ründab. 2 rünnakut järjest nüüd Indrek Zelinski poolt. Zelinski tegi suurepärase petteliigutuse ja mängis Portugali kaitsest mööda, lõi paraku taas liiga keskele ja väravat suutis tõrjuda. Mängutempo on, nagu me oleme eelnevalt öelnud, väga kiire taas Portugal rünnakul. Simao, Rui Jorge, Rui Costa, tema kauglöögid on ohtlikud. Ja lõpuks Rui Costa lõi värava 15. minutil. 1-0 läks Portugal juhtima. Ja nii naljakas, kui see ei ole, osa sellest väravast läheb kohtunikule arvele, kes segas Martin Reimi, kui Martin Reim üritas minna Rui Costat kaitsma, takistama. Vaatame kordus kohe selles olukorras. Väga kahju, ilus mäng oli küll Eesti meeskonna poolt ja selle nurga alt seda näha ei ole, aga näeme nüüd. Reim oli vahepeal maas pikali, kuna ei saanud kohtunikust mööda. Aga sellised läbisööst ei tohi eriti maha magada. Need võivad väga ohtlikult lõppeda. Esimesel poolel oli ka üks selline sööt kaitsjate taha, pikk sööt, mis Lemsalu oli valesti positsiooni valid ja läks üle tema pea, aga ta siiski viimasel hetkel jõudis jala vahele ja pall läks nurgalööki. No vaatame, see võib kriitiline hetk praegu Eesti meeskonnal olla. Luis Figo on palli juures. On ka Rui Costa. On ka Fernando Couto, kes on valmis hetke jooksma. Figo lööb peale, lööb üle värava ja lõi sisse. Meie kahjuks Luis Figo lõi Portugali teise värava kohe teise poole alguses, nii et 2-0 on Portugal läinud Eesti meeskonna vastu juhtima ja värava autoriks on ei keegi muu kui Luis Figo, maailma kõige kallim mängija ja talle on see Portugali koondise eest juba 17. värav. Väga täpne löök üle müüri. Samas muidugi, ma ütlen, Mart Poom on parematel päevadel ka raskemaid palle välja toonud. Luis Figo taas palli juures. Kahemehelise seina ehitavad eestlased, paremale pool siis Zelinski, kõrval Terehov. Ja peaga lõid portugaalased värava ja selleks meheks oli Saab Pintu. 3-0 Portugal juba juhib. Seekord siis Eesti kaitse suhteliselt lootusetult laskis Saab Pintu 5-6 meetrilt lööma ja nii, kui nii lähedalt pääsetakse rahulikult peale lööma, siis on tulemus teada. Ja see mõttetult ära antud karistuslöök sai väga saatuslikuks. Kahjuks küll. Nii ta on. Samas oleks võinud ka Poom võib-olla sellele pallile minna, see ei olnud nii kaugel, kuigi sööderdus oli terava, hakkas ka minema, aga ei julgenud lõpuni minna. Ja väravad on need, mis otsustavad. No vaatame, mis tuleb sellest nurgalöögist. Lemsalu lõikas selle kastist. Ei, hüppas löödavast, aga Andres Ooper lõi Eesti auvärava teise poolaja 38. minutil. 7 minutit enne mängu lõppu sai Andres Ooper jalavalgeks. Pärast Martin Reimi nurgalööki sai Eesti lõpuks oma tahtmise. Aga kahjuks liiga hilja. Üllatavalt vabalt portugallased lasevad umbes 7-8 meetrit Ooperi lööma ja Ooper ei vääratanud. Lemsalu mängis ka hästi, Lemsalu suutis